videolõunatund Nõmme raadios. Tere ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Ei ole küll enam 1. juuni, aga need igasugu sellised, nüüd on see päev ja see päev, et nüüd on miski justkui erilisem kui muidu. Ma ütlen, et kanname seda 1. juunit lastekaitse päeva eneses iga päev. Ehk olenemata kuupäevast kaitseme lapsi, sest aru on saada, propaganda on suunatud lastele. Miks oli vaja nui 4 seda lippu lahti rullida? Kas see mõjutab minusugust, sinusugust, kes seda Nõmme raadiot suudavad kuulata, sest see ei ole lihtne kuulamine alati. Siin meelelahutuse osa on kaunis vähe. See, mis toimub meil niisuguses peavoolus, isegi tavalised uudised on kuidagi meeli ära lahutavad, et sa aru ei saaks, mis toimub, sest mingi hetk läheb lihtsalt kogu pilt nii errorisse, kui sa hakkad kaasa mõtlema. Oota, kuidas alles oli, mis nüüd lahutatakse teie meeled ära, et ei saaks aru, mis toimub. Aga mis toimub lihtsalt mingi süütu kanga jupiga. Jah, see oli väga suur, aga siiski, kes tellis, kes maksis? Follow the money on ju. Miks oli vaja nui 4 seda lippu lahti rullida, seda kangast, vastavates värvides? Kellele see tegelikult suunatud on, et mingi palagan käib? Ma olen mõelnud, et ühest küljest see on noortele, et sa oled segadus, sa ei leia oma kohta, aga vaata siin avasüli tule. Sa võid ükskõik kui ebakindel eneses olla, pidada ennast, ma ei tea, ma olen äkki imelik, äkki ma ei sobitu ühiskonda ja siis on mingi kaader, kus piire pole. Reaalselt piire pole, selgelt PTQ+ sisaldab pedofiiliat välja. Piire lihtsalt pole. Seadusega on veel natuke tagurlikud lood selle koha pealt. Aga minor attracted täiesti teema. Ja teine pool, mis ma mõtlen, et jah, ühest küljest nad tahavad lapsed, noored kätte saada sellesse püdelasse värki. Aga teine pool on provokatsioon. Meid provotseeritakse. Ja mis eesmärki see kannab? Et kruvisid veel rohkem pingule keerata. Näe, üks ärritus. Nüüd suure plaavaga võtame ta kinni, näitame teistele ka, et sa võid närvis olla, aga on tagajärjed. Ja need, kes mõtlevad appi kui hull ja siis ta oli seal ja oma munadega loopis ja hõikas midagi kurjasti, sellised ikka ühiskonda ei sobitu. Aga see, et sellel on eelnenud provokatsioon, järjepidevat provokatsioon. Te tahate seda, et inimesed provotseeruks ja kui keegi provotseerub, siis mida te edasi teete? Mis on järgmine plaan? Järgmine plaan ongi see, et piirata ja on suur hulk neid, kes muidugi tõmmake asja koomale. Siin lähevad mõned ikka täitsa üle kätte. Ja siis me jõuamegi sinna, kus mis tahes oludes võib hakata mingid meediaväljandeid kinni panema, sest tsensuur, kui on kriisiolukord, siis kõik peavad ainult tõtt rääkima. Ja mis see tõde on? Kui vaielda ei tohi, meil on mingid väitlusseltsid, bla bla bla. Aga mind kuhugi väitlema, arutlema pole kutsutud. Miks? Ma ei ole siuke, et ma lihtsalt lahmiks. Mul on ikkagi alati allikad, kui keegi kust sa seda võtad. Kui mul ei ole allikad, kui ma nägin seda unes, siis ma ütlen nii. Aga kelle käes see tõde siis on? Ma arvan, et nende käes, kes kogu seda mängu juhivad. Ja nende siis tööriist inimeste käes ka, kes siis mõtlevad, et ma olen siin vanajumala selja taga. Te olete tööriistad, te ei ole vanajumala selja taga. Te olete vanakuradi selja taga. Aga seal ja võib ju vaielda, et kui palju kurja on tehtud just religiooni ja usu raames, miks seda jumalat esile tuua. Ma räägin teile, see jumala teema minu jaoks ei ole religiooniga üldse seotud. See on seotud sellega, mina olen ja ma tunnen endas mingit sellist juhatust, ühendust. Ka sellises kõige suuremas kriisis ma tunnen, et see jumalik ei ole mind hüljanud. Ta on minuga. Ja tänu sellele mul on lihtne nendest kriisist läbi minna, sest ma tean, et tegelikult ma ei ole üksi ja kuskil keegi jälgib seda mängu, et ta teab täpselt, kust maalt on piir ületatud. Kust maalt asjad läheks käest, aga isegi kui tundub, et nüüd on täitsa lõppes. Need on elu ikka täiesti, mis nüüd saab. Ja siis ma tean, et mingi jumalikkus ikkagi on.
hoiab, juhatab ja sellepärast ma ilmselt ei karda ka. Ja niimoodi meid provotseeritakse mingite justkui vähemustega, keda peab siis kaitsma, hoidma, sest nad on ju vähemus, neid on nii vähe. Kui palju nendel vähemustel on raha, kui palju neid toetatakse, mine kuskile sellisesse MTÜ-sse teemasse sisse ja täiega pärituul, täiega. Aga kui sa oled lihtsalt inimene, kellel on mingi missioonitunne, tahad midagi teha ja tahad veel midagi sellist teha, mis selle avalikult aktsepteeritud tõega kooskõlas pole, siis mis tuul, mis pärituul, sul pannakse jalga ette, tõmmatakse hoogu maha, tõmmatakse kott pähe, visatakse nurka sind, et ole vait seal, meil on siin teised teemad, meil on tellitud see asi, mis toimub, sa häirid meile äri, Ja ei mõtle vähemused, kuna meil isegi valitsus on vähemus selle koha pealt, et 13% või mis neid toetab. Kuidagi siuke väga aktiivne ja populaarne on see vähemuste teema. Aga kui me oleme siuke demokraatlik, siis kas demokraatia on midagi sellist, et enamus otsustab, demokraatia, siin, seal, igal pool. Aga tegelikult on muusika tellitud. Ja liigume ühes väga konkreetses suunas, kus kõik see, mis meil täna vabadus, solidaarsus, on veel suuremalt sõnakõlksud kui täna. Ma kujutan ette, et kui siia jõuab see Hiina süsteem, ka siis inimesed räägivad vabadusest ja võrdsusest, sest meil on kodanikupalk, kõik saavad võrdselt ja meil on vabadus olla hea inimene, et meie krediidiskoor oleks nii kõrge, et me saakski vastavalt kogeda seda elu siin liikuda vastavalt sellele, kui kõrge on meie krediidiskoor. Ja see on vabadus mõne jaoks. Aga kuna ma tunnen endas endiselt seda sellist ühendust loomuliku jumalikuga ja ma tunnen, et kogu see mäng ka, mis toimub või kõik need situatsioonid on osa sellest, et me tabaks ära selle sama ühenduse eneses. Ja hiljaaegu väga hea näide sellest, see droonikammaja, mis seal toimub, mis siin Võru linna kohal ja mujalgi toimus. Hiljem nägin Võrumaa Teatajas artiklit, kus oli juures foto valgest droonist, mis ta saba oli pikem, aga ta nägi välja täpselt selline, nagu oli see droon, mida ma nägin oma unenäos. Ma olin maal ja meie järve kohal oli droon, selline valge, kumere siukse osaga, nagu seal pildil. Ja seal unenäos ma ütlesin, ma valin Jumala ja sellest droonist sai lihtsalt üks valgussammas ja ta oli kadunud. Ma arvan, et kogu see tänane toimuv on ka, et me liiguks selle õige valiku suunal. Ma olen küll öelnud ära vali poolt, aga kui sa valid selle endas oleva, siis see ei ole poole valimine. See on lihtsalt selles oma ühenduses edasi liikumine ja selles oma ühenduses edasi liikumine võimaldab sul näha, et need pooled, kuulge, te olete sama asi, aga erinevad kannikad lihtsalt, et ma ei vali kumbagi. Nii, aga see provokatsioonide teemal siin räägin mingit uudist, ma ei hakanud suurelt süvenema, väidetavalt keegi oli tulistanud Kliimaministeeriumi aknasse, mis mina mõtlen, et kas päriselt keegi on nii rumal, et seda teha, mis sa sellega taotled või see oli järjekordne siuke, vaadake, nad on täiesti käest ära, me peame asja tegema karmimaks. Sest tõesti, sa tulistad sinna aknasse, maksimaalselt sa saad ühele pihta. Ülikoolid toodavad neid tegelasi, kes seal Kliimaministeeriumis sitsivad, neid levitatakse ühiskonda nagu herpest. Need ei saagi otsa. Isegi kui sa sinna maja alla pommi paneksid, sa ei saa neist lahti, sest tellimus on selline. Tulevadki ülikoolidest taolised. Ja siis 1. juuni üliõpilane Leelomik. Igal mõhul ja tölpal ei pea olema bakakraadi. Sorry! Ja siis ma mõtlen, et okei, kes sa oled? TÜ, teatriteaduse tudeng. Nii. Ja ma mõtlen, mis tal nende mõhkude ja tölpade vastu on. Mis vimm seal on? Ja keda ta siis ühiskonnas, mulle tulevad ette need kihvadega, aga kui ta vaatab niimoodi inimesi enda ümber, keda ta peab nendeks, kes on siis need mõhud ja tölpad? Kas minusugune või? Ja siis ma mõtlen, et aga mis sellist laadi inimestel siis, mis nendega võiks seal ülikoolis siis nii väga olla, et nendele ei tohi bakakraadi anda.
ja mina kahtlustan, et ma ei tea, need siuksed, kui nad lähevadki sinna, siis pigem nad ei pea seal kaua vastu, siis nad küsivad, mis kuradi jama see on. Sest metsa puhul inimestel on see ühendus metsa loomulikkusega. Ja siis on need, kes arvavad, et pakakraat defineerib, kes sa oled. Ja noh, heakene küll, mis see minu asi on. Mina sinna ridadesse ei kibele. Vot nii. Aga jätkan. 31. mai Postimees. Päikesepaneelidest tekkivad jäätmed on tekitanud Eestis ootamatu probleemi. Olid need pakakradditud, olid need teadlased, spetsialistid, eksperdid, kes hoiatasid, et kuulge, et need päiksepaneelid, need ei ole igavesed. Nendega tulevikus tuleb edasi tegeleda, utiliseerida ja nii edasi. Ei, need olid vandenõuteoreetikud ja lollid ja energiavastased ja igasku muud sõnad. Isegi kui teadlased rääkisid, et kuulge, see päiksepaneelide asi, et see on hapu, see ei kanna, see ei kesta. Need siis lükati kõrvale, need on need totud, on ju. Noh, tuulikutega oli hea näide, kuidas üks teadlane üks hetk ütles, et see ei ole hea mõte. Ja järgne, ta teadis täpselt, et nüüd tuleb öelda, et väga hea, ei ole üldse enam tervist kahjustav, ohustav. Jah, varem ta ütles, et on, aga ei ole. Noh, ja niimoodi siis inimesed valivad selle õige poole, et nii-öelda ellu jääda. Kuigi noh, mis elu see on. Ja need, kes ütles, et kuulge, et siuke väljavaade on nende paneelidega, need olid lamemaalased, vandenõuteoreetikud, noh, siia poolt käibele suunatud sõna, et tühistada neid, kes hoiatavad. Ja see hoiatamise teema selles mõttes on nagu nüri. Ma räägin midagi, homme saab kinnitust, et mul oli õigus, aga sellel eelneval päeval on mind ära sildistatud, ära tühistatud igasugu nõmedate sõnadega, mis mõne jaoks on reaktiivsed inimesed. Ta on see Venemaa, ta on see lamemaal. Ja siis sa juba oled tema jaoks siuke, ma teda ei kuula. Ei, ta on just see, ma teda ei kuula. Ma kuulan ikka seda õiget asja. Nii, järjepäev selgub, et mul oli õigus. Silti ei võeta ära. Keegi tuleb vabandama või nagu, halloo, kus me elame. Kindlasti mitte sellises kohas, kus valitseks õiglus. Aga see on selline teekond, kus sa saadki suuremasse, tugevamasse ühendusse oma sellise põhimõttega, et ma tahan teada, mis toimub. Ja ma võin eksida seal teekonnal, aga ma ei lase endale ette dikteerida, et kuule, ei mõtle, me ütleme, kuidas asjad on ja sina kuulad ja kordad. Ja siis saad järjest tugevamaks, et kuulge, ma võin kuulata, aga ma ei korda, sest ma kuulasin ka seda infot sealt ja teie oma ei pea ikka üldse vett. Ja see on mõnus tunne, ma ütlen ausalt. Ja siis kogu see sildistamine ja muu kamma ja nagu lahja selle kõrval, selle tunde kõrval, mida ma kogen ja mida ka teie kindlasti kogete. Ja kogu selles purjetamises on õnneks ka võite. MTÜ Meie Nursipalu 1. juuni 2026 kohtuvõit Riigikohtus. Kohtusi puudutas metsateatisi, mis oli võetud metsa raiumiseks Nursipalu harjutusvälja ja Sõmerpalu lasteaia vahel. RMK tahtis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse toetusel ja Keskkonnaameti loal metsariba maha raiuda. MTÜ ja Riigikohus arvasid teisiti. Riigikohus rahuldas MTÜ Meie Nursipalu kaebuse ja tühistas raieload. Riigikohus otsustab esiteks rahuldada kassatsiooni kaebus, teiseks tühistada Tallinna Ringkonnakohtu 26. märtsi 2025. aasta otsus ja Tallinna Halduskohtu 22. novembri 2024. aasta otsus. Vaadake, kui kaua see kõik on kestnud. Kolmandaks rahuldada kaebus ja tühistada raieload. Siin on nüüd 12 erinevat raieluba üles loetletud. Ja siis on katastriüksusel ja siis need numbrid asuva metsa kohta. Neljandaks, mõista Keskkonnaametilt Meie Nursipalu MTÜ kasuks välja menetluskulude katteks 2143 eurot 30 senti. Mis on Keskkonnaamet? See oleme meie. Meie maksame selle ülalpidamist kinni. Seal mitte ükski ametnik ei vastuta. Kui oleks ametniku vastutus, siis asjad käiks ilmselt teistmoodi. Oleks nimed juures, sest pöördab, kuule sina ametnik. Minu kogemus oli see, et Kiki puhul ka mingi hetk ei olnud enam all inimest, kes minu poole pöördus või kes vastas mu küsimusele. Läheb marusükseks anonüümseks, asi kätte, vastutuse vabaks. Me siis maksame nüüd kinni selle 2143 eurot 30 senti, mis me juba oleme tegelikult annetustena kandnud Nursipalu MTÜ-le. Väga tore, et me saame nüüd selle tagasi, et ka edasi võidelda sellega, mida korraldab see samune kupatus nimega riik. Riigikohus ütleb,
Riigimetsas kehtivad raieloa andmisel tavalisest rangemad nõuded. Ekslik on Keskkonnaameti arusaam, et riigimetsal ei ole tavapärasest majandusmetsast erinevat tähtsust. Metsaseadus paragrahv 48, lõige 2.4 ja lõige 3 järgi on riigimetsal avalik funktsioon. Selle raames on riigimetsa üheks ülesandeks inimestele metsaga seotud avalike hüvede pakkumine ja elukeskkonna hea kvaliteedi tagamine. Asjakohatu ja ekslik on Keskkonnaameti seisukoht, et metsaseadus paragrahv 41 lõige 7 alusel tehtav kontroll ei laiene teiste isikute kohustuste täitmisele. RMK, RKIK ja Keskkonnaamet ei ole erinevad isikud, vaid esindavad sama isikut, Eesti Vabariiki. Kohalikud elanikud on õigussuhtes riigiga tervikuna, mitte Keskkonnaametiga. Üks riigiasutus ei saa enda õigusrikkumist vabandada teise riigiasutuse tegevusetusega. Üks riigiasutus ei saa enda õigusrikkumist vabandada teise riigiasutuse tegevusetusega. Siin on ka näide toodud. Metsaseadus paragrahv 41 lõige 7 ja 8, lõigete 7 ja 8 järgi kontrollib Keskkonnaamet nõuetekohase metsateatise alusel kavandatud raiete vastavust õigusaktidele ning kui kavandatud raie neile ei vasta, tuleb Keskkonnaametil teatise registreerimisest keelduda. Ja see on väga hea alus ka järgmisteks puhkudeks, et päris nii lihtsalt ei käi need asjad. Riigikohtu otsus. RMK ei ole täitnud metsaseaduse paragrahv 43 lõikest 9 tulenevat kohustust kaasata kohalik kogukond riigimetsa majandamise tööde planeerimisse metsaaladel, mis on olulised igapäevase elukeskkonnana. Keskkonnaamet on jätnud omakorda täitmata kohustuse kontrollida, kas elanikud või kogukond on metsa majandamise planeerimisse kaasatud ja kas nende seisukohti on nõuete kohaselt kaalutud. Iseäranis on elanike huvidega arvestamine oluline olukorras, kus asustusüksuse läheduses paiknev riigimets võib olla puhvriks või hüvitusmeetmeks niisugusele häiringuid põhjustavale objektile, nagu seda on Kaitseväe harjutusväli Ameerika poolus. Elanike huvi ja nende kaasamise vajadus ei saanud praegusel juhul olla riigi jaoks ootamatu, sest varasemates menetlustes, näiteks harjutusvälja laienduse planeerimise menetluses, on kohalikud elanikud väljendanud huvi harjutusvälja lähedal paikneva metsa säilitamiseks. Sõmervalus 12. jaanuaril 2023 toimunud koosolekul on riik andnud kohalikele elanikele lubaduse, et tema asutused teevad omavahel koostööd harjutusvälja lähedale jäävate metsade võimalikuks säilitamiseks. Ühel kaasamise veebikoosolekul oli isegi niimoodi, et seal toodi välja, et metsa istutamine on siis võimalik leevendusmeede. Mina mõtlesin, et kas te inimesed olete üldse teadlikud, mis värk see mets on? Et sa ei too seda pikka puud, mis puhverdaks ära selle müra. Nüüd istutame metsa ja siis toote need siuksed 20-meetrised puud sinna. Ei, kõigepealt on tilluke, puuke, puupojuke. Mis ta kasvab niimoodi vaikselt. Vahepeal võib juhtuda, et ta hukkagi saab, et lihtsalt ei pea vastu nendele tingimustele. Tänasel päeval olen kuulnud, tänaseks päevaks ma olen kuulnud juhtumeid, kus istutame metsa ja siis need puud on siuksed parajad puudega puud, sealt ei tule väga päris puid. Kehvake on see peale kasv. Jätke need puud alles, miks te võtate maha, et hakkame siis uuesti istutama, kas kellelgi on kuskil istutusäris käpp sees või. Oluline on ka märkida, et Riigikohtu kolleegiumi hinnangul vastab taotletav õigusabikulude maht asja keerukusele ning tehtud menetlustoimingutele. Ja seal on siis kohtu põhjendused selle MTÜ Meie Nursipalu postituse all veel kirjas. Need kohtuasjad kestavad. Peale selle on meil ka see suur ühine, kus üle 80 inimese on ühiselt toimuva suhtes suud lahti teinud ja me ei ole riigivastased, nagu selgus. Me nõuame seda, et riik täidaks seadusi. Mitte nii, et meil on seadused pluss siis see, et sinu kohta võidakse mida tahes kokku keerata, et sind ära menetleda, isegi mitte karistus määrata, aga ära menetleda. Siin on küllalt inimesi kirstu menetletud. Aga riik ise, vaadake, tema vastu sa pead minema Riigikohtuni välja, et keegi koputaks õlale, et kuule, seadused kehtivad ka teile, erinevad ametkonnad. Ja selline õigluse tunne tekkis. Aga kõik need ametkonnad, RKIK ja kõik need Hannod ja kes seal kõik koos on, ega nemad, ma arvan, et on päris vihased nüüd. Ja kättemaks, ma arvan, et on soolas, sest nende egod ei talu ära õiglust, sest nad tahavad olla meist üle. Kuigi nad peaks olema meie kaitseks või midagi, keskkonnakaitseks, aga ei. Nad on meist üle, me oleme vahendid ja me oleme jalus, sest tellimus on väljamaine. Ja selliselt me siis siin elame. Ja alla ei anna, ei oska alla anda.
vot, mis meil, ja see kiirustamine, kiire. Selle kiirustamise tähel seesamune tee, mis seal tehti niimoodi suuri rahasid ära kulutades, hiljem selle lappimiseks veel raha kulutades. Jah, mingil tasandil inimesed töötavad võimu pärast, et olla keegi. Ja välja paista keegi, sest oma sisemuses. Kui sa saad aru, et sa ei ole keegi, vaid siis sa pingutad, et teised arvaks, et sa oled keegi. Kui sa tead, et sa oled keegi, siis see teiste asi on teisejärguline. Siis on need, kes arvavad, et raha defineerib, kes nad on. Ja siis nad on valmis täitma mis tahes idiootseid käske, panema seda tolmutõrjet teedele, mis isegi tolma, lihtsalt niimoodi kemikaalidega keskkonda reostama. Näide minu kodukoha juurest maalt. Lihtsalt sungiti üks tee ära. Ja see oli ikka päris rõve vaatepilt. Aga kuskil oli vaja raha ära kulutada ja mis seal ikka. Nii, Õhtuleht kirjutas, Riigikohus andis Nursipalu elanikele võidu. Kohalikke tuleb riigimetsa raietest teavitada. Jah, selles oligi asi, et ei teavitatud. Niimoodi väga kiiresti öeldi, et puhver kõik on hästi ja siis juba läksid teatised teele. Et meid ei teavitatud, selles on probleem või? See lõhnab natuke see kaasamise lugu, mis meil toimub siin. Kaasatud, kaasamine. Mis tänases Eestis see kaasamine, see on see, et sa oled mõrvatu, planeerimine, otsustamine on tehtud, aga see lõppfaas sind kaasatakse nende mõrtsukate ja ühesõnaga mõrtsukad ise, need, kes tellivad selle mõrva, nemad on teinud läbi kogu selle eelneva, kõik on ära otsustatud paigas, kuidas aset leiab ja siis lõpus, kus sina oled see objekt, siis sa oled kaasatud. Ja mis sa oled kaasatud, mis sul hädaldad on? Jah, see mõrvatuna kaasatud, aga sa oled kaasatud. Vot. Ja kohati tundub, et kas või see, mis Nursipalust on, kus jälle leitakse mingeid asju, mis näevad päris ohtlikud seal metsas välja, et inimesed ei tulgekski seal piirkonnas metsas käia. Esiteks, seal olid need veneaegsed teemad, mis vaikselt tulid välja, siiamaani välja, mis on seal metsas olnud. Nüüd pannakse sinna uut kraami ja jätakse vedelema ja nende tüüpte vaadake nende meeste pilkudesse. Kas neid huvitav, kas kõik saab sealt metsast ära koristatud või need roteeruvad veel eriti. Nad on rotatsiooni korras järgmine hetk juba kuskil mujal. Siin nad on siuksed pailana. Saaks pidutseda ja oma raha kokku kraabitud. Meid üritatakse metsast eemale peletada ja kogu see puugiteema mulle tundub ka, et on osa sellest plaanist. Aga puugiteemas ma olen selles plaanis segaduses. Mul ei ole seda puugi teemat kunagi olnud, et ma jääks haigeks. Mul on puuke olnud elu jooksul väga palju, aga nüüd jah, levitatakse mingeid puuke, mis ei ole need lihtsalt puugid. Ja sellest puukidega haiguste levitamisest on rääkinud täiesti avalikult üks nendest globalisti tegelastest, globalismi ajajatest. Vanglaplaneet.ee lehel on väga hea video, kus see teema on kõik kokku võetud. Mina seda nii pikalt siin lahti seletama ei hakka, sest mina ei suudaks seda nii hästi edasi anda, nagu seal videos Peetril on kokku pandud. 25. mai, vanglaplaneet.ee. Lihtsalt loed selle alguse ette. Puugid kui biorelv liha tarbimise vähendamiseks. Ameerikas valmistuvad inimesed järjekordseks suviseks puugihooajaks, kuid tänavu saadab seda tavapärasest suurem ärevus, sest puugihammustuse tagajärjel võib inimesel välja kujuneda allergia punase liha suhtes. Bill Gates ütles ammu, et liha paha. Mina, kes ma olin siin mingi aeg ka paduvegan, ajasin endast jumala õiget asja. Sealt Bill Gatesi asjast saigi minu jaoks ma ei tea, kui Bill Gates seda ja siis ma pean selle teema vist natuke põhjalikumalt üle vaatama. Ja mingid põhimõtted jäid mul paika, aga seda sellist paduveganit, et ja siis ma ostan seda sojakotletti, sest see ei ole lihast, mis see soja su kehaga teeb. Jah, see, mida meile veganluse raames niimoodi peale määritakse, vaadake need vegan tooted, rapsiõli ja mida kõike see massiliselt sisaldab, see ei ole tervis, see ei ole nende loomade päästmine. Sest vaadake, mis toimus meil kas või selle seakatku raames, kas on loomade huvides neid lihtsalt massiliselt ära piinates tappa. Tapetud sigade arv kasvas tapmise käigus, sest mõned emised poegisid sel ajal, kui neid gaasitati. Nii, aga laimitõbi, mis see on?
see on midagi, mille vastu selgus, et Pfizeril on vaktsiin nüüd olemas. Facebooki leht LifeSite kirjutas, või seal lehel kirjutati, doktor Mark Siegel avaldas, et Pfizer on töötanud välja uue laimtõve vaktsiini. Jälle siis ikka arvutita värgi analoog, teed viiruse, et müüa tõrjet. Ja kust ma esimest korda lugesin nende puugi haiguste kohta, oli meditsiinimeediumi raamat Anthony Williams on vist autor, kui ma õigesti mäletan. Ja seal ta tõi välja, et puugi mürk reageerib mürgile sinu kehas. Ehk siis, kui sinu keha on võimalikult mürgivaba, siis sa ei peaks puuke kartma. See on lihtsalt üks versioon läheneda. Ma tean inimesi, kes ka viljelevad sellest puhtamat elustiili ja kõik on selle puugihaiguse külge saanud. Ja see ongi selles mõttes komplitseeritud teema, kuidas keegi selle endale ära seletab. Ja võib öelda, et sul on lihtsalt loteriiga vedanud. Ma olen kõik vaktsiinid teinud, mul on kõik hästi. Ma olen nii palju puuke saanud, mul ei ole ühtegi haigust olnud, tulid metsast, jälle puugid. Puukidega seoses üks naljakas siuke vahelugu. Meil olid kitsed, läksid natuke kaugemale põllu peal ja siis ma läksin nendega järgi väikse õega koos. Minul jalgade peal puugid vurasid ringi, korjasin need ära, aga õel oli üks pähe jõudnud. Ja oli siin kukla kohas ja ma ei mäletagi, kas mina või ema võttis selle ära, aga pea jäi sisse. Ja ema ütles, et tuleb minna haigla juurde, et lasta pea ära võtta ja mu väike õde tegi, ma ei taha, et mu pea ära võetaks. Et vaadake, mida võib hirm teha. Sa kaotad reaalsusega kontakti. Ilmselgelt me ei lähe su pead ära võtma, aga see hirm, sa tunned mingi elukas sul kuskil on ja kui sa arvad, et see on midagi ohtlikku, sest selle jaoks tuleb veel ekstra kiirabisse minna. Hirm on hirmus asi. 5. juuni 2014. Mari Metsalik Telegramile. Puuke tõmbab ligi hirm. Iga kord, kui jagatakse meedias artiklit sellest, kui tigedad ja tapjalikud puugid nüüd liikvel on, suureneb massiliselt puugihammustuste arv selles piirkonnas, kus artiklit kõige rohkem loetakse. Natuke usun sellesse, et me hirmuga oma reaalsust loome, aga seal on ka see, et kui köetakse see hirm ülesse, siis inimesed lihtsalt massiliselt näevad, mul oli puuk, need on ju need tapjapuugid. Sest kui sa arvaks, et puuk on lihtsalt, ma ei tea, verekaan võtad ära, siis sa ei pöördu kuskile ja siis need sinu 20 puuki nädalas jäävad ju statistikas avaldumata. Et see on selline kahe otsaga asi. 12. juuni 2013 telegram.ee borrelioosist. Eestis on ülediagnoosimise oht. Eestis on puukborrelioosi haigestumine viimastel aastatel olnud tõusuteel. Eriti paistavad selles osas silma Saaremaa ja Muhu. Borrelioosi kõige tüüpilisem tunnus on ekseemi meenutav punatav laik puugihammustuse kohal või mujal. See tekib 1-4 nädala jooksul. Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professori Irja Lutsari sõnul uuris ta koos Tartu Ülikooli sisekliiniku arstidega Saaremaal puukborrelioosi diagnoosi saanud ning 100 inimesest, kelle verest leiti borrelioosi antikehad, olid klassikalised borrelioosi sümptomid olemas vaid 2. See ei ole loogiline, eriti arvestades, et Saaremaal oli haigestumus 100 korda kõrgem kui mujal, ütles Lutsar. Jätkan. Tema sõnul viitas uuring, et ainuüksi antikehade puhul diagnoosi panemine võib anda valesid tulemusi. Eestis on palju metsa ning me kõik oleme puukidega ühel või teisel moel kokku puutunud. Seega on ka antikehad paljude inimeste veres, kuigi nad ei pruugi olla kunagi olnud haigestunud, ütles ta. Kui diagnoos pannakse ainuüksi antikehade põhjal, siis on sellel Lutsari sõnul 2 ohtu. Esiteks määratakse antibiootikume neile, kes seda ei vaja. Palju ohtlikum on aga see, kui liigesvalude või üldist väsimust kaebava inimese verest leitud antikehade põhjal langetatakse borrelioosi diagnoos, kuid mingi tõsisem haigus jääb seetõttu avastamata. Sest seda sama loogikat Irja oleks võinud kasutada ka COVID-i aegu. See, et sul on see mingi näidustus seal PCR-testil, mis võib näidata ka läbipõdemist, see ei tähenda, et sul oleks see samune COVID või mida kõike nüüd selle samuse PCR-testi, mille looja on öelnud, et sellega viiruseid tuvastada ei saa. Irja, sa varem said aru. Aga õigus jah, see käibki nii, et nüüd, et ellu jääda, sa pead kohanema. Ja siis ma hiljaaegu lugesin sellist asja. Myokardiit pidi esinema ainult vaktsineeritud lastel. Ja samas ma lugesin ka seda, et COVID-vaktsiin aitas naistel preeklampsiat ennetada, et kui rasedad ennast vaktsineerisid. Ja siis ma samas lugesin ka seda, kuidas COVID-vaktsineeritud naistel rasedused suurtes numbrites katkesid. Ja see ongi selline infosõda, kus see on õige, see eksib, see on siin õige ja siinpool vaatab, mul on õigus. Mis asja? Sa usud seda või? Ja
sa pead selles mõttes valima iseennast, et mis ütleb sinu vaist. Sest sa võid tunda siin ennast maru mugavalt, sõiduvees tuttavad ümberringi, kõik on sinuga ühel meelel. Sa võid siin tunda ennast väga sõiduvees, kõik on sinuga ühel nõul. Ja kõik on nii lihtne, sest et peavool aitab kaasa, peavoolu siukses mõnusas voolus on hea mugav minna. Aga tagajärjed ja vastutus on sinu kanda. Ka sinu lastepoolne, mis sinu lastega toimub, mida sina otsustad nende eest. Või nemad otsustavad, kui nad on, mis see sõna oligi? Mature minor ehk siis küps alaealine. Tagajärjed ehk siis vastutus on sinu kanda. Sellises vaimse enese tervendamise plaanis mina olen 100% seda meelt. Kell kukub, sa oled 18, sina vastutad endast. Sa ei saa siis enam öelda, mu vanemad tegid seda, vanemad tegid toda. Nad jätsid seda tegemata, toda tegemata. Kui sa oled 18, sinu ülesanne nüüd olla ise see täiskasvanu, kes vastutab. See, mis kunagi oli, kui sa sellesse kinni jääd, sa oled juba kaotanud, sest keegi teine on süüdi. Sa annad selle jõu kuhugi minevikku inimestele, kes endast andsid parima ja kes võib-olla olid mingis suures plaanis täitmas ülesannet sinu suhtes, et sa kogeks midagi, mis aitaks sinul avastada, kes sa oled, kui tugev sa oled, kuidas sa suudad läbi tulla mingitest raskustest või traumadest või teemadest, mis on sind saatnud, vaata, terve elu, terve senise elu. Ja siis avastada, et ma võingi tulla sellest täiesti nagu puhtalt välja niimoodi, et mul on mälestus, aga see ei tekita enam emotsiooni, see ei varasta enam mu energiat, eluenergiat. Aga jah, mitte sellest ma ei tahtnud praegu rääkida. Nii, Ameerikas siis marudalt viljeletakse hetkel sellist asja, et see mature minor ja see siis tõlkes, see on juba niimoodi väljendina ära tõlgitud. Küps alaealine on nooruk, kes on alla täisealise ea ja kellel on seadusega tunnustatud intellektuaalne võimekus ja küpsus teha oma tervishoiualaseid otsuseid ilma vanema nõusoleku või teadmata. Joller käis Ameerikas kooli saamas, ta on nüüd siin. See, mis toimub Ameerikas praegu sel teemal, et lapsed võivad otsustada, see on siin. Ja siis ma mõtlen, et kui keeruline on nendele noortele teha seda narkootikumide vastast kampaaniat, et ma ei tea, nõelad on elu ja tervishoid ja kui keegi ütleb, et see on väga hea, vanemad on lollid, ära vanemaid kuule, lihtsalt ei tea. See on ülihea trip. Sa saad suurendada oma teadvust, sa saad olla sina ise, sa saad kogeda armastust, mida sa vanemad pole sulle andnud lihtsalt, võta see tablett, võta see pulber või teeme väikse süsti sulle. Naudi elu on nautimiseks, ma näen, sa kannatad. Sul on ju halb, kui su vanemad sind piiravad. Sa oled nii tark oma ea kohta, sa oled nii küps. Miks sa ei võiks ise teha otsuseid oma keha üle? See on sinu keha. Ja kui sulle noorega midagi juhtub, on see kitlistiileriga, tänavatiileriga koostöös. Lapsevanem jääb kandma seda. Nii, jätkan. Mis mul oli sinna plaanis teiega jagada? Nii, sorainen.com lehel oli artikkel, kus Karri Ginter ütles, ametnikud saavad lihtpäringuga kätte inimeste terviseandmed. Nii, ja siis oli üks teine artikkel, kus Joller ütles, et tema ei näe probleemi. Vandeadvokaadid peavad vajalikuks audit teha, aga Joller arvab, et ei peaks. Ja Postimees kirjutab, sotsiaalminister ei soovi uurida inimeste terviseandmete väljastamise põhjendatust, sest terviseandmete niimoodi tsentraalne kogumine on väga-väga oluline ja mitte sest me kogume, vaid sinna peab ka juurde pääsema. Ja siis ma trehvasin ühe naise postituse peale, kellel on 3 last. Ta on nad sünnitanud, olnud igal pool arvel, aga terviseportaalist ta ei saa infot, mis ta veregrupp on. Raseduse aegu siin ma ei teagi, kui sagedasti, aga täitsa korduvalt tuleb käia verd andmas, vaadatakse üle, kas hemoglobinid, värgid, aga veregruppi sealt tsentersüsteemist ei leia üles. Kas võib-olla siis selles, et see andmete kogumine ei ole patsiendi huvides, vaid et saaks vaadata, kas sa oled ikka õiget tõugu, kas sa oled ikka need süstid ära teinud. Okei, kui sa isegi ei ole selles mõttes õiget tõugu, et sa ei usu nendesse süstidesse, ära pead ikka tegema, sest et süsteemist on vaja vaadata, kas sa oled nagu see usulises mõttes õiget tõugu, et kas sa lähed nendega kaasa. See, et kas sa siiralt usud, et see süst sind aitaks, see on teisejärguline või kaitseks või et ta ohutu on. Aga just see, et sa usud, et sa pead kuuluma sellesse gruppi, et funktsioneerida, et saada elada. Võt,
see on siis see meditsiiniline sõda. Aga klassikalisema sõja juurde. Sain mina sõnumi 3. juunil Kaitseväe käest kell 4.26 võimalik õhuoht Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnas. Drooni nähes varju ja helista 112. Lisainfokriis.ee 1247. Ma drooni ei näinud, ma nägin seda hävitajat, mis pani muudki üle pea ja ma olin nii häiritud ja siis ma sain aru, kui peenelt on võimalik inimese psüühikaga mängida. Oli samal õhtul esinemine ja ma sõitsin Setomaalt koju ja raadio oli vait, sest õhtu otsa oli muusika ja melu ja ma tundsin lihtsalt vaikus. Ja siis see maantee, kui sa niimoodi monotoonselt muudkus sõidad, ei olnud mööda sõita, sest kell oli nii palju, autosid polnud ja siis ma tundsin, kuidas see maantee meenutas mulle seda hommikust ärkamist ja see oli nii vastik tunne. Õnneks mul oli nii äge õhtu olnud, meeletu eneseületus ja siis ma tundsin, kuidas ma olen nii kõrges kohas omadega, et jah, ma tundsin seda madalat tunnet, seda meenutust hommikust, sellest hirmust ja vastikust tundest, aga siis ma tulin tagasi sellesse, et kui vinge õhtu see oli. Inimesed laulavad hingest ehedalt. Jah, meie seas on ka professionaale, aga enamus on inimesed, kes tahavad laulda, kes tahavad endaga saada kontakti läbi oma hääle. Ja kui sa kasutad oma häält laulmiseks, siis see on midagi nii intiimset. See tähendab seda, et sa julged liikuda ja julged veel niimoodi, et sa oma hirmudes ennast avaldada. Sa avaldad veel teistele ka. Mitte nii, et mina mõtlen, kas ma saan, vaid et teised ka näevad, kus sa oled omadega. Ja see annab ühenduse oma väega, sest sa saad aru, et isegi kui ma olen hetkel siin, siis minu vägi on minuga ja ta aitab mul liikuda edasi, aga ma pean tunnistama endale, et see on teekond. See ei ole nii, et ma olen see. Tee suu lahti, laula. Vaata, mis ühendus on. Kust see laul tuleb, et on professionaalsed lauljad ka, kellel nagu just kui viisakas kuulata, kõik on korrektne, aga seda sellist hinge sisse panekut, see tuleb meil Häälepärlite laulustuudiost, kus on osteopaatia kaasatud, selline erinevate sidede avamine siit, et kõik pinge, mida me endasse kogume, saaks lahti lastud ja me saaksime endaga parema ühenduse selle väega, et siis liikuda. See on üliäge. Aga nüüd ma tulen selle koledama poole peale ja siis kell 5.52 tuli teade, et õhuoht kogu Eestis lõppenud ja isale tuli ainult see teada, et lõppenud ja siis ta ütles, ma isegi teada, et keldrisse peab minema. Ja siis ma mõtlesin, et äkki olegi selles kohas, kus püsi keldris aegalt öeldakse, et praegu pole, oht on möödanud, aga oht tegelikult on kogu aeg. Raivo Paala saatis väga hea kirja mulle Peetrile, kus ta ütles, et tegelikult peaks Nursipalu kandis olemagi selline süsteem, et kui nad teevad seal õppusi, mingi protsent võib minna nässu. Plaan on hakata üle inimeste peade laskma, ka harjutusvälja sees keegi seal on näiteks napsune nagu õppuste aegu, võib-olla see siuke trend jätkub. Saab rohkem seda ma ei teagi, mis see on püssiruhtu või mida nad seal kasutavad, lõhkeainet. Ei lasku detailidesse. Point on see, et me peaks ka sõnumeid saama siin Võrumaal, Kagu-Eestis üldse, sest laskeulatused on suured. Kui midagi selle nässu, et me siin laseme pikemaid vahemaid, võime mööda lasta, olge hoiatatud. Tänaseks on laskmine lõppenud. Ma ei tea, kas oht saab olla ainult võõramaalane, seda on praegu meil on oht ju need samused Ukraina droonid. Mida siin on seal mainitud, et kuulge, need sellised ei sõida küll Ukrainast siia välja. Kust nad siis stardivad? Ei tea. Isaga lõppisime veel seda ka, et need ei ole ju enam Ukraina droonid, kui venelane on neid niimoodi korraks puudutanud oma mõjuga. Et siis on nad äkki, sest et algselt nad ilmselt on kõik asjad pärit Hiinast. Nii siis on nad Ukraina omad, Ukraina puudutab neid. Ja kui nad tulevad siit Eestist stardivad, Ukrainast stardivad ja venelane natuke neid. Ja kui nad Eestist stardivad, siis on arusaadav, et nad võivadki Kesk-Eestis ka olla. Aga kui nad tulevad Ukrainast ja tahavad Venemaale minna ja venelane neid suunab, äkki siis nad saavad juba Vene omadeks või? Ja mis loogika alusel meil sellest ohust teavitatakse, aga see, kui meil endal siin harjutatakse ja päris lappes süsteemis selles plaanis, et kui te näete, kuidas need rahaasjad käivad, ma olen teile ka siin maininud mõned korrad, kui see asi ei ole korrektne ja probleemidele tähelepanu juhtida ei tohi, õppustestki ei tohi õppida, õppuseid peab kiitma, siis andke andeks, ei ole turvaline. On see oht omade poolt, võõraste poolt, võiks kogu aeg öelda, et kuule,
hetkel on natuke ohtlik. Ole ettevaatlik. Ja niimoodi ma siis magamatuna sinna esinema läksin. Ja mis oli veel, ja mis minu jaoks on kõige hirmutavam kogu selle teema juures, see hävitaja paneb üle pea ja ajab seda drooni taga. Kus ta selle alla laseb, et eelmine kord oli 30 meetrit elumajast, äkki seekord kukub lähemale või on see osa sellest plaanist, et Vanguard BlackRock on Ukrainas oma maad kokku üle ostnud. Kõva ülesehitamine käib, ka eestlaste rahaga, sinu rahaga. Ja on aeg liigutada see siuke tegevus mujale. Ja selleks tegevuse liigutamiseks, meil on siin, me alistame venelased oma huuvil, me ennetavalt löögi. Meil on siin see taidlusselts taielnud nii ära. Venelane ikka pole tulnud. Kui neil on vaja see sõda siia saada, siis ongi vaja midagi realistlikumat, reaalsemat ässitust. Mingid droonid siin muudkui niimoodi lasevad. Et jah, see on väga kehv väljavaade. Ja mis mind kannab, mis mul ei lase ära põgeneda, on see, et ma olen elus põgenenud. Ja see, millest sa põgened, tuleb sinuga. Ja tuleb valida Jumala. Mis iganes see kellegi jaoks tähendab. Sest tõesti see unenägu, kui ma olen seda samust drooni näinud unes ja ma ütlen, ma valin Jumala ja see muutub valgussambaks, millekski ilusaks, siis ma ütlen selle olukorra siin ka, me võime muuta millekski ilusaks. Õppetunniks, kui väärtuslik on elu, kui Facebookis viskab ette, mõned inimesed tahavad jagada selliseid asju, et seal on näha, ükspäev ma nägin, kuidas 2 meesterahvast kükitasid kuskil kaevikus ja siis ma nägin lihtsalt, kuidas see võib olla ka kellegi mees meist, kellegi poeg, isa, sellises olukorras, kus neid lihtsalt piinatakse. Ma läksin väga ruttu sellest videost edasi, aga see pilt, kuidas see mees seal täiesti alandatuna kükitab selles kaeviku põhjas. See on sõda. Ja kus inimesed ei ole enam inimesed, nad on üksteise vastu üles köetud ja teatud plaanis see sõda on meil siin Eestis juba kohal, eestlaste endi seas. Ja see teeb haiget. Ja kui ma juhin siin tähelepanu, et see vähemuste teema ja minus ei ole indiviidi suhtes mingit, ma ei tea, halba tunnet. Kui ma näen neid inimesi, kes on omadega rappa läinud, kes on juhitud sinna rappa, mul on kahju. Aga ma ei saa leppida sellega, kui neid suunatakse teatud mõttes ründama seda pealekasvu järgmisi noori ja lapsi, et ka nendest saaks need katkised. Siin ma pean vajalikuks kaitsta. Siin mitte rünnata, aga kaitsta. Ja jätkan. Makroskoop.ee lehel artikkel. Ukrainlaste toetus sõja jätkamisel on langenud 73% pealt 24%. Ja tegelikkuses ega ukrainlaste ei ole seda kunagi tahtnud. On üksikud sõjaardid ja ärimehed, kes sellest kasu saavad, kes saavad ennast välja elada, kes saavad tappa, sest mõni inimene on ka selline, kuskil on midagi väga nässu läinud, ma kahtlustan esimesi eluaastaid, sellepärast teemad hoidke oma lapsi, et neist ei kasvaks sadistid. Ja siis nüüd lihtsalt on kasulikum avaldavad tõde, et ukrainlased tegelikult ei taha seda enam ja sellepärast me tõmbame otsad kokku. Aga tegelikult toimus see kõik seal ärihuvides. Nii, Kaitseministeeriumi Facebooki lehel koostöös Sõdurilehega 1. juunil. Ilusad lastekaitsepäeva. Meie riigikaitsjad kaitsevad alati meie kodumaad. #kaitsmist väärt. Teeme lapsele pai. Tänase lastekaitsepäeva puhul kutsub eeskuju liikumine Valge õhupall kell 11.11 tegema ühiselt oma lastele pai ning kinkima neile toredaid ja meeldejäävaid elamusi. Üks pai võib tähendada lapse jaoks rohkem kui 1000 sõna. Meenub Rafaello reklaam. Aga kes sellele lapsele pai teeb? Kaitseressursside ameti juht naiste ajateenistusest. Mitte kas, vaid millal. TVP World portaalis oli artikkel, et jõudude nappuse tõttu tuleb rohkem naisi värvata. Eesti kaalub naiste kohustuslikku sõjaväeteenistust, kuna meeste sündimuse langus ohustab riigi võimet täita tulevasi vägedes sihtmärk. Vabandust, siin ma olen midagi valesti kirjutanud. Ühesõnaga, NATO eesmärk on siin NATO idatiiba turvata ja kui mehi selleks on vähe, siis tuleb naisi kaasata. Feministid soolise võrdõiguslikkuse
muidu väga tulised fanaatikud, kus te olete selliste uudiste peale? Ma ei ole trehvanud, ma ei ole viimasel väga palju interneti avastust olnud, aga ma ei ole trehvanud teie reageeringuid. Kas te pakite juba või? Ja kui te pakite, siis kas selleks, et põgeneda või selleks, et sooliselt võrdne olla ja rindele minna? Esiteks sinna sõjaväkke ja siis sealt edasi rindele. Ja meil sain mina siis enda käsutusse sellise Eesti Kaitsevägi ja siin sees on 2 plaastrit. Need samused, kus on tangike, nunnusõdur ja maastur. Nii, 2 plaastrit. Ja siis mina mõtlesin, et halloo, meil on nii palju raha, et selline pakett või see ei näe turvaline välja. Et minu arust teil on nii palju raha, tehke metallist karbid, sest kui plaaster saab niiskust, siit ikkagi, see pool on paverist, saab niiskust läbi minna, et sõja korral ta ei kaitse nii hästi. Et palun metallist karpe, sest teil on, ma lihtsalt kasutan haridusministri sõnavara, sitaks raha ja tehke korralikult, sest niiskeplaaster sõja korral on ikka, ma ei tea, ärge raisake raha siukse teostuse peale. Lastele siukest kraami jagada koolide juures, ma ei tea, häbi, lihtsalt häbi. Metallkarbid palun, sest et sõda ja plaastrid. Ja eelmises saates, kui ma mainisin seda samust plaastrit, tuli mulle kiri meilile, et plaastrid jagataksegi koolides ja lasteaedades ja seal oli ka vihje artiklitele. Meditsiini uudised 19. juuli 2010. Vaktsiiniplaaster võib asendada nõelad. USA teadlaste kohaselt võib vaktsiiniplaaster varjutada valutegevate nõelte vajaduse ja tõsta immuniseerimise tõhusust gripilaadsete haiguste puhul, kirjutab meediakanal BBC. 27. september 2021 Delfi. Kas 3D prinditud vaktsiiniplaastrid asendavad tulevikus süstlad? Imeline teadus 1. mai 2022. Vaktsiiniplaaster on nõelast etem. Mikroskoopiliste nõeltega vaktsiiniplaaster võib tulevikus asendada süstlaid. 28. juuli 2022 Postimees. Vaktsiinide süstimine on minevik, küsimärk. Teadlased leiutasid COVID-19 vastu võitlemiseks vaktsiiniplaastri. Kuidas siis see laps? Kooliõde pani lihtsalt plaastri peale. Ei emme, ma tean, et sa süstida ju ei luba. Ma ju tean, et sa ütlesid, et jookse karjudes minema, kui keegi hakkab mingi süstlaga seal majandama. Kaitske oma lapsi. Ja siis ma olengi siin kogu selle teema, sest ma mõtlen, kas see on siis naabri muruniiduk, droon, hävitaja, mida teha, segadus, kas helistada kuhugi, varjuda. Ja meil on muudkui heaolu. Kõik on nii heaolule üles ehitatud, me oleme heaolu ühiskond ja mingid näitajad kuskil on väga head. Need näitajad, mis ütlevad päris halvasti, on laste suitsiidsus. See on mingi, ma ei tea. See ei ole, meenub ühe lasteaia puhul, kus kõik need tagasiside näitajad olid aastalt. Üle 10 aastal olnud, nüüd vist juba 16 aastat sama direktor. Näitajad olid järjest alla. Aga kuna ta on võimule lähedal olev isik, siis kedagi ei häiri. Järelevalvet teostatakse kõik näitajad järjest negatiivsemaks. Ja kui ma ütlesin sellele haridusspetsialistile linnavalitsusest, kuulge, et see ei ole ju okei, järelikult midagi valesti. Inimeste emotsiooni pealt täidavad neid asju. Et need emotsioonid niimoodi aastast aastasse kehvemaks lähevad, kui meil siin heaolu muudkui paraneb ja inimesed peaks olema veel rõõmsamad. Ja kuulge, kui isegi see, et mulle tundub juba enamus eestlasi mingite ainete peal on, sest paha tuju ja mul endal oli see kogemus, kus ma käisin isegi mingi aju selles peaga mingi masina sees, sest tervis oli kuidagi nii kehva. Ja siis lõpuks selgus, et see oligi see, et on lapsed ja tahad endast lastele kõik anda ja jõuda ka veel muu elu ära elada. Pean silmas siis kodusoetamist ja siis selgus, et öeldi, et depressioon. Mille peale mina mõtlesin, okei, et jah, mis ma siis teen, et millest ma loobun kodust või lastest või. Ja tablettidega seda rasket aega läbi minna ma ei suuda, sest ma tunnen, et nendest raskustest tekibki minu tugevus. Tänases olukorras, kus ma omadega olen, kui mul ei oleks neid varasemaid kogemusi, ma oleks katki. Ja ilmselt ka kuskil kompuutris ja mõtleks, et äkki mul on mingi surmav haigus. Aga just see tugevus on minuga tulnud läbi selle, et ma üritan nendes hetkedes kohal olla. Jah, mul on olnud ka see aeg, kus ma põgenesin. Ma tahtsin olla omadega lihtsalt ära, mitte tunda.
mitte tunda seda hirmu, seda ebakindlust, mis ühe olukorraga seoses oli ja ma põgenesin täiega. Ja hetkel, kui ma sain aru, et see ei aita ja sinna põgenema jääda tähendab ära suremist teatud mõttes, siis ma lihtsalt pidin oma tugevuse jälle kokku korjama ja see on võimalik. Nii, Võrumaa Teataja kirjutas, keskmine palk oli esimeses kvartalis 2135 eurot. On teil kõigil hea olla? Ei ole või? Kuulge, keskmine palk on selline. Mõned saavad veel rohkem, mõned veel vähem, aga keskmine on selline. Mis tähendab seda, et keskmine eestlane elab alla keskmise ja ongi raske. Ja võibki tujupaha olla. Aga meil on heaolu spetsialistid ja heaolu, mingi heaolu disainerid. Ja otsi lihtsalt abi. Ja kuni sulle ei öelda, et ole enda vastu aus, ära suru endas alla, kui sa näed, et midagi on valesti. Iga kord, kui ma ütleks, aga ei ütle, see jääb meisse. Me peame ennast väljendama, välja elama. Ja nii meie elu energia ka kannab meid läbi mis tahes olukorda, mis tahes väsimuste. Ja vahepeal mul on see tunne, et kõik on öeldud, mida ma neid saateid teen, mida ma korrutan ennast. Aga siis mul ongi see tunne, et kuna minu enda sees see teekond veel kestab, siis kestab ka see, mis toimub ümber ringi. Miks ma seda niimoodi näen? Ma avastasin, kuidas minu mingis lähiringis toimuvad olukorrad on kaudselt seotud sellega, mis toimub ümberringi maailmas ja ongi see minu sees, minu lähikond ja see maailm. Ja kuni ei lõppe see ja midagi uut on kogu aeg ka eneses. Ja sellepärast ma siis ikkagi jätkan. Ja hiljaaegu oli hea näide sellest, kuidas ma sain laulmast varem koju ja oli selline hea hetk, et Tita on veel koju toodud ja siis ma mõtlesin, et ma lähen koju, siis ma teen seda ja tüdrukud olid need poodi ukse lukku pannud. Nii, helistan ühele, helistan teisele, keegi vastu ei võta, sõidan rattaga ühe poe juurde, teise poe juurde, mina võib mõelda, mis mul kõik oleks praegu kodus ära teetud, et ma ei peaks unevajastada tegema, kui Tita magab ja siis ma mõtlesin, et okei, ma panen telefoni käest, ma hingan, ma ei ole enam närvis ja siis nad helistavad. Ja täpselt nii läks, sest nii on ka varem juhtunud, et kui ma niimoodi alistan, ei ole närvis, saavutan kontrolli enda üle ja siis kõik laheneb. Ehk siis see on see reaalsusloome. Ja mille pärast ma kõnele on tuu, et ma hakkasin siis mõtlema, et aga kui ma sain niimoodi reaalsust mõõta, siis ka kõik tuu, mis on lagembalt mu ümbre, on mul uudu, sest on maa, ta lähküne ring, ta suurem ring. Ja kui kõik on nii, nagu ta on, siis ma olen määnselgi määral ta luuja ja mõnen võtan ka tast kasusaaja, sest ma sai ta eest ärpaka, ma pead taga tegelema ja tuu jaos ma pead kasuma. Ja Georgikana on juba nii suures kasunu, et jalutas küüki, ots ime üles ja Ilda Aigu oli ka sääne põnev taipamine seosen võro keelega, et Georg ütel vanaisale äsä. Mi pere latse ummavagi vanaisa kutsunu äsäs. Ja siis ma mõtlen, et äsä, kust ta sõna üldse tulli on tulnu ja siis luula on kõige vanan pütel ta sõna ja siis ta nagu jäigi tarvitusse, et vanaisa on äsä. Ja ta tuli mitte vana isast, eesti keelen, aga vana esest. Ja nii muutusest ta keeleke meid mõotas. Isiki meeldimetsi sõnu on nii. Aga hästi, tähega ilusa ilma omava tulegi välja ärmine. Aituma kullemast ja järgmise kõrrani.